Hea Issand Jeesus, tänu sulle. Tänu, et sina oled olnud eeskujuks, käinud Issand eeskujuks ja Issand, sina oled toonud selgust nii paljudes asjades. Asjades, milled ka varisedid suutsid ära rikkuda. Aga Isa, tänu sulle, et ka täna siin, kui meil oli üldkogu koosolek, mis oli vajalik, Issand, sina oled seda õnnistanud. Tänu, et sa oled oma vaimu läbi siin ja tegutsemas, lohutamas, tervendamas. Sina teed oma imelist tööd ka hingamispäeval, Issand. Issand, tänu, et selles päevas, kui me tuleme ja kiidame sind, sa igatsed meid kõnetada, meid puudutada. Selles teadmises, selles usus me seisame siin, täna sinu kojas, sinu palge ees. Ootame, Issand, sinu ligiolu, sinu puudutust, sinu kõnetust. Aga Issand, me palume sinu puudutust ka Valga Betania kogudusele. Tänu, et me võime neid palvekätel kanda ja õnnista neid ka tänasel päeval. Issand, too rõõmu ja päikest ka nende koguduse keskel, Issand. Too lohutust, too tervenemist. Sina näed, mida nad vajavad, Issand. Ja sina tahad neile parimat. Issand, meie ainult palume, vii täida oma parim nende koguduse keskel. Ole neid kõnetamas ja puudutamas. Issand, me palume ka iga inimese sinu kätte, kes täna ei saa olla siin sinu kojas, kes on võib-olla eemal, võib-olla ta vaatab ülekande vahendusel. Issand, ole nende inimestega. Kui nad on haiguses, Issand, siis ole neid tervendamas. Pane oma tervendav käsi nende peale. Leevenda neid valuseid, võtta ära need haigused, Issand. Kui nad üksi, siis ole neid lohutamas. Issand, näita neile, et nad ei ole üksi. Luba, et nad võiksid tunda sinu ligiolu. Kingi nende ellu või päeva inimesi, kes tooksid seda valgust, seda lohutust. Võib-olla on nad lihtsalt eemal oma perede, teiste koguduste keskel. Ole neid õnnistamas neis paigus, kus nad liiguvad. Issand, kiitus sulle. Sina oled võrratu. Halleluuja. Amen. Jääme seisma ja laulame ühes koos. Tere. No, rõõm teid näha. Meil ei olnud väga palju aeg täna valmis olla, aga mis siis, me oleme kõik ülistajad koos taevariigiga täna. Et siis laulame koos neid tuttavaid laulud. Siis kõlab
Tere hommikust! Täna on meil selline tore hommik, ilus päike paistab. Aga täna siis on meil piiblitunnis kirjakohaks Matteuse 19. peatükis. Oleme jõudnud 16. Matteuse 19, 16–30. See on päris pikk lõik piiblis. Aga mul on südames selline asi, et teeks natukene teistmoodi, kui me harjunud oleme, et ma loen ühe korra ette ja siis ma seletan, vaid ma täna loen teile selle ette 3 korda. Valmistage ennast ette, kuulake, nautige ja siis te saate, laske sellel sõnal ennast kõnetada ja siis ma pärast natuke seletan juurde ka. Loeme siis piiblit ja vaata. Keegi ütles Jeesuse juurde astudes, õpetaja, mis head ma peaksin tegema, et saaksin igavese elu. Tema ütles talle, miks sa minult küsid, mis on hea? On vaid üks, kes on hea. Kui sa tahad ellu minna, siis pea käsud. Mees küsis temalt, millised? Jeesus lausus, ära tapa, ära liku abielu, ära varasta, ära anna valetunnistust. Austa isa ja ema ning armasta oma ligimest nagu iseennast. Noormees ütles talle, seda kõike ma olen pidanud, mis mul veel puudub. Ja Jeesus lausus talle, kui sa tahad olla täiuslik, siis mine müü oma varandus ja anna vaestele ja siis on sul aare taevas ning tule järgne mulle. Aga kui noormees seda sõna kuulis, lahkus ta kurvastades, sest ta oli suure varanduse omanik. Siis Jeesus ütles oma jüngritele, tõesti ma ütlen teile, rikas läheb taevariiki ränga vaevaga. Taas ma ütlen teile, et hõlpsam on kaamelil minna läbi lõelasilma, kui rikkal minna Jumala riiki. Aga seda kuuldes jüngrid hämmastusid väga ja ütlesid, kes siis küll võib pääseda. Jeesus aga ütles neile otsa vaadates, inimese käes on see võimatu, kõik on aga võimalik Jumala käes. Siis kostis Peetrus, vaata, meie oleme jätnud kõik maha ja järgnenud sulle, mis siis meile saab? Aga Jeesus ütles neile, tõesti, ma ütlen teile, kes olete mulle järgnenud uuesti sündimises, kui inimese poeg istub oma kirkuse troonile, istute ka teie 12 troonile Iisraeli 12 suguharu üle kohut mõistma. Ja igaüks, kes on jätnud maha majad või vennad või õed või isa või ema või lapse või põllud minu nime pärast, saab nad tagasi 100-kordselt ja pärib igavese elu. Aga paljud esimesed jäävad viimasteks ja viimased saavad esimesteks. Jah, ma loen ühe korra veel. Ma päris 3 korda ei loe, aga ma loen ühe korra veel, et siis kuulake ja nautige. Ja laske sellel sõnal ennast kõnetada, et mis teile siit meelde jääb. Rikas noormees ja igavene elu. Ja vaata, keegi ütles Jeesuse juurde astudes, õpetaja, mis head ma peaksin tegema, et saaksin igavese elu. Tema ütles talle, miks sa minult küsid, mis on hea? On vaid üks, kes on hea. Kui sa tahad ellu minna, siis pea käsud. Mees küsis temalt, millised? Jeesus lausus, ära tapa, ära riku abielu, ära varasta, ära anna valetunnistust, austa isa ja ema ning armasta oma ligimest nagu iseennast. Noormees ütles talle, seda kõike ma olen pidanud, mis mul veel puudub? Jeesus lausus talle, kui sa tahad olla täiuslik, siis mine müü oma varandus ja anna vaestele ja siis on sul aare taevas ning tule järgne mulle. Aga kui noormees seda sõna kuulis, lahkus ta kurvastades, sest ta oli suure varanduse omanik. Siis Jeesus ütles oma jüngritele, tõesti ma ütlen teile, rikas läheb taevariiki ränga vaevaga. Taas ma ütlen teile, et hõlpsam on kaamelil minna läbi lõõnasilma, kui rikkal minna Jumala riiki. Aga seda kuuldes jüngrid hämmastusid väga ja ütlesid, kes siis küll võib pääseda. Jeesus aga ütles neile otsa vaadates, inimese käes on see võimatu, kõik on aga võimalik Jumala käes. Siis kostis Peetrus, vaata,
meie oleme jätnud kõik maha ja järgnenud sulle, mis siis meile saab? Aga Jeesus ütles neile, tõesti, ma ütlen teile, kes olete mulle järgnenud uuesti sündimises, kui inimese poeg istub oma kirkuse troonile, istute ka teie 12 troonile, Iisraeli 12 suguharu üle kohut mõistma. Ja igaüks, kes on jätnud maha majad või vennad või õed või isa või ema või lapsed või põllud minu nime pärast, saab nad tagasi 100-kordselt ja pärib igavese elu. Aga paljud esimesed jäävad viimasteks ja viimased saavad esimesteks. Aamen. Et seda kirja kohta lugedes ja ette valmistades hakkas mulle väga silma see, et vahest on meil hea meelde tuletada väikeseid asju piiblis. Ja kui te piiblit loete, siis siin all on väikesed kirjakohad, mis räägivad või on nii-öelda paralleelkirjakohad või kirjakohad, mis seletavad seda, mida me just lugenud oleme. Ja ma soovitan teil vahest võtta lahti neid väikseid kirjakohti, mis siin all märkmetes kirjas on. Sest nendest mina näiteks avastasin, et ma ei ole kunagi varem tähele pannud, et see käsk, et armasta oma ligimest nagu iseennast, on Uues Testamendis päris populaarne. Et seda on Peetrus ja Paulus mõlemad öelnud ka teistes kohtades. Aga selle ma jätan teile avastada, kus see kirjas veel on. Et selles kirjakohas siis Jumal saab ja võimaldab inimestel tõhusalt jätta oma rikkused ja järgida Kristust. Ta teeb inimlikult võimatut, et pöörata patused ja tuua nad igavesse ellu. Ja näiteks Johannese evangeeliumis on ka kirjutatud, et 6:65, et seepärast ma olengi teile öelnud, et keegi ei saa tulla minu juurde, kui talle ei ole seda andnud isa. Ja siis Efeslaste 2:8 ütleb meile, et sest teie olete armu läbi päästetud usu kaudu ja see ei ole teist enestest, vaid see on and Jumalalt. Et moraalse elu elamine on soovitav, aga kui see ongi kogu elu, siis jääb vaid igavese elu haledaks varjuks. Ja kui tõesti soovime Jeesust järgida, siis ka saame seda teha ning tema ise näitab meile, mida täpselt selleks tegema peame. Et see, mida oled Jumalalt juba siin saanud, on su arvel ka tulevikus. Ja Jumala imet on vaja selleks, et keegi üldse igavese elu päriks, et see on Jumala töö, mis meile on antud läbi armu. Ja kahjuks või õnneks ei saa ükski inimene seda endale välja teenida, vaid see on Jumala arm, mis meile antakse. Ja Jeesus on siin kirjakohas aus ja hoiatab, et tema järgimine sisaldab nii muutusi kui ohvreid, aga see ei tähenda kaotust. Vastupidi, paljude jaoks, kes on pidanud kõrget hinda maksma, osutub viimses kokkuvõttes just Jumala rahva tundmine, Jumala riigi töö tegemine, aga kõige enam Jumala enese tundma õppimine kõrgemat kasu toovaks. Et armu läbi oleme me päästetud ja täname Jumalat selle eest, et ta on nii armuline meiega. Et koos temaga me saame astuda igavesse ellu. Aitäh! Issand, me täname, et sinu armu eest, Issand, et sa teed kõik läbi armu. Ja sa oled hea karjane, kes läheb meie ette ees, Issand, ja meie järgime rahulikult sina. Halleluja, Issand. Et sa alati juhid, sa alati teed seda armuga ja me armastame sind, Issand. Amen. Se kes
tõesti, issand, me tõstame kõrgeks sind, sest sina oled suur ja auline. Kõige väeline, issand, halleluuja. Kiitus ja tänu sulle, issand. Sina kannad meie eest hoolt. Issand, sina rõõmustad koos meiega, kui me rõõmutseme, issand. Sina nutad koos meiega, kui me nutame, issand. Tänu sulle, sina oled üle kõige. Maailma valitseja. Issand, ma palun, tule ja kõneta igat ühte meist, issand. Tule aita meil avada südamed sulle, et me kuuleksime sinu sõnumit, issand. Seda, mida sina igatsed meile öelda. Ja tänu, et sina kõneled igale ühele meile, meie oma moodi, meie omas keeles. Issand, tänu sulle Allani eest, kes tuleb, kelle kaudu sa selle sõnumi meile tood, issand. Tänu, et ta võib olla meie juht ja karjane. Aga issand, tänu, et sina teed imesid tema läbi ja sina kõneled ka eriliselt tema läbi. Õnnista väga Allanit, kuidas seda sõna jagab, mida sina oled temas ette valmistanud. Issand, õnnista teda väga ja siin me oleme ja kuuleme sind. Kiitus sulle. Amen. Istuge. Jah, tere. Nii, ma palusin Allan, et ma väga lühidalt jagan üks väike tunnistus, sest me just laulsime Mu kindel varjupaik. Ja me oleme laulnud Jumala armust ja headust ja ma mõtlen, eile mul oli üks pikk kõne minu õega, ta on Prantsusmaal ja mees on ehitusmees või tiisler või ja neil on selline olukord Prantsusmaal, see majandus ja kõik nagu igal pool hakkab varisema. Ja mul olin hommikul unenägu uuesti. Ma arvan, see on, kuidas Jumal saab minu tähelepanu, kui ma magan. Siis ta võib rääkida minuga. Aga mul olin selline unenägu, enne kui ma helistasin oma õele. Ja selles oli mina ja minu õde ja tema mees oli ühes autos ja igal pool kõik need ehitustööd hakkas nagu varisema ja langema, kõik see varastus ja kõik, aga me oleme kaitstud ja turvalises. Ja sest mu õde hakkas öelda, et me hakkame muretsema, mis siin toimub siin Eestis, Prantsusmaal. Ja see on huvitav, et mul olin selline unenäo täna, et niimoodi juhtus, et me sõitsime kõik sellest läbi ja keegi ei saanud haiget, aga kõik see ehitusmajandus varises meie ümber ja langes. Ja see kinnitas nendele Jumala sõna, et nad peaks varustama ja valmistada ette, et sa ostab materjalid praegu ja kõik, sest nad ehitavad maja praegu. Ja ma mõtlesin, nii hea on meie Jumal ja täna hommikul, eile ja täna oli samasuguses kirjakohad, mida ma lugesin. Üks oli eile, kui Jeesus ütles, ära muretse, et kui ma ei oleks läinud sinu ette valmistada, ma oleks öelnud sulle, et ma ei tea need sõnad eesti keeles, aga ära muretse, ma olen valmistanud su tee ette. Ja ma oleksin rääkinud sulle, kui ei oleks nii. Ja ma mõtlesin, jah, Jumal alati räägib tema rahvastele. Meil ei ole selline ebakindlus, mis maailmas on, et ta räägib tema rahvastele ette, mis tuleb. Ja ka samamoodi täna hommikul, kui lugesin Markuse evangeeliumis, et ma saadan sinu ees minu kostja, kuidas on eeskostja, ja ta valmistab teie ette. Ja ma mõtlesin, meil on nii suur rahu südames, sest meil on hea karjane, kes läheb meie ees ja valmistab teie ette, et meil pole vaja muretsema nagu teist inimest maailmas, sest ta valmistab teie ette alati ja räägib tema rahvastele. Ja siis ma lõpetan. Tere, armas! Äratus, olete kohal, olete ärkvel, see on kõige olulisem. Vaata, kodus on hea, eks ole, kui sa istud oma teleka ees, sul on pult käes ja kui sulle ei meeldi see, mida räägitakse,
sa paned kinni. Või kui tuleb liiga kõvasti, siis sa võtad heli vaiksemaks või paned juurde, siin te peate leppima sellega, et siin te nüüd olete. Ja võtate vastu kõik, mis tuleb siit kõlaritest. Aitäh, Elois, selle tunnistuse eest. Sõna, mida ma tahan täna teiega jagada. Jakobuse kirja 4. peatükk, 7. salmist 10. salmini. Jakobuse 4. peatükk. Ja tubli mõned juba otsivad. Ja nina on piiblis. Me ei hakka võistlust tegema, et kes esimesena üles leidis, eks ole. Siin on võib-olla nutipiibli omanikel eelis, võib-olla, aga võib-olla mitte. Jakobuse 4.7. Siis alistuge Jumalale, seiske vastu kuradile, siis ta põgeneb teie juurest. Tulge Jumala ligi, siis tema tuleb teie ligi. Puhastage käed, te patused ja kasige südamed, te kaksipidi mõtlejad. Tundke ära oma viletsuse ja leinake ja nutke. Teie naer muutugu nutuks ja teie rõõm tusaks. Alanduge issanda ette, siis ta ülendab teid. Noh, ei ole just eriti julgustav, eks ole, et käte puhastamisega meil on hästi, me üldiselt juba oskame käsi puhastada. Südamete kasimisega on pisut keerulisem. Tundke ära oma viletsus, leinake ja nutke. Sellisel ajal oleks vaja hoopis midagi sellist rõõmsamat ju. Et küll me jõuame nutta ja leinata siis, kui selleks on aeg. Teie naer muutugu nutuks ja teie rõõm tusaks. No vaat, siit võib leida ühe vastuolu, sellepärast, et Paulus ütleb Filippi kogudusega, et rõõmustage issandas ja olge ikka rõõmsad. Teie leebus saagu teatavaks kõigile inimestele ja on ikka lugu, eks ole. Mida ma siis nüüd pean tegema? Pärimusena on säilinud selline mälestus minul vähemalt, noorest põlvest. Mälestus heast Rootsi ajast. Ilmselt oli siis meie kõige parem selline helgem orjuse aeg Eesti rahva ajaloos, võrreldes mõne teise orjusega. Ja siis enne Eesti iseseisvumist siis koolis käis meil ikka selline nali, et peaks ikka kuulutama Rootsile sõja ja siis kohe alla andma. Et siis saame jälle selle Rootsi nii-öelda orjuse alla tagasi. Siin selles tekstis 7. ja 10. salm. Seal on 2 sellist huvitavat sõna, alistuma ja alanduma. Alistuma on kreekakeelne sõna hypotasso, see on selline sõjaline termin. See tähendab korrastada kas siis vägesid või diviise sõjaväeliselt juhi alluvuses või juhi juhtimisel. Korrastada nii-öelda väeüksust komandöri või juhi alluvuses. Mittesõjalise terminina tähendab see vabatahtlikku allaandmist, tähendab ka koostööd, tähendab ka vastutuse võtmisse ja koorma kandmisse suhtumist. Ja kui nii lugeda seda salmi, siis me võime lugeda 2 moodi, eks ole. Et siis alistuge Jumalale. See, mis seal eelnev on, seda ma soovitan teil lugeda, sest see on kontekstis olev tekst. Aga me keskendume 2 sõnale siin täna, alistuma. See tähendab Jumalale alistumine, tähendab siis oma kas siis üksikisiku korrastamist, mõtete korrastamist, käitumise korrastamist kellegi juhtimise all.
võiks öelda, et kui me kogudusele ütleme, et alistuge Jumalale, siis see tähendab seda, et me korrastame oma koguduse tegevust, mõtteviisi Jumala juhtimisel ühe kindla eesmärgiga, et seista vastu kuradile. Kui me võtame nüüd mitte sellise sõjalise lähenemise siin, siis ma arvan, et see ei anna päris hästi edasi selle kirjakoha mõtet. See tähendaks siis seda, et me lihtsalt peaksime alla andma. Mitte midagi tegema. Lihtsalt alla andma. See on nagu see, et kuulutame Rootsile sõja ja anname alla. Noh, nüüd me oleme jälle orjad ja siis küll nad siis ütlevad midagi, mis siis saab edasi. Aga ma näen siin sellist kaitsepositsioonil olemist. Et me saaksime üldse kuradile vastu seista, siis me peame alistuma Jumalale. Me peame kuidagi midagi tegema, formeeruma. Me peame korrastama oma mõtted, oma elu, me peame kogudusena laskma Jumalal juhtida ennast. Et me oleme nagu, kuidas ma ütlen, ühes rivis. Joondu, valvel, me oleme ühes rivis, me oleme kuidagitviisi korrastatud. Ja mida me siis peame tegema? Jakobus ei ütle, et aga siis andke tuld, minge lahingusse, pange nii, et tead, verd lendab vasakult paremalt, siis võidelge. Ei ütle, ta ütleb, seiske. No vaata, kus on nõme tegevus, eks ole, ei saagi madistada. Aga me tahaks madistada ju. Lahingusse minna ja tead, anname sellele kuradile nii, et tead on, et siis ta põgeneb. Ei ole. Siin on öeldud seda, et alistuge Jumalale ja seiske vastu. Seiske vastu. Ja mis siis on öeldud? Siis ta põgeneb teie juurest. Tuleme selle teise sõna juurde. Alanduge issanda ette. See on kreeka keeles ka hoopis teine sõna, tapino. See on alandlikku seisundisse viima. Ja see tähendab ka siis alamasse seisundisse viima, ehk siis ka alamat auastet andma. Ehk siis nagu paguneid vähemaks võtma. Neid tärne sealt õlakutelt vähemaks võtma. See tähendab ka seda, et olla need, kes vaatavad, kuidas teisi austatakse. See tähendab ka oma hinges uhkust alla suruma. Või siis iseenda kohta tagasihoidlikult arvama ja tagasihoidlikult käituma. See on midagi, mis ei meeldi meie loomusele kohe mitte üks raas. Mul oli üks jutuajamine hiljuti ühe sõbra ja pastoriga, kes ütles, kui raskelt tuleb see tunnistamine, et ma olen eksinud. Minul on ju õigus. Ta rääkis peresuhetest, abielusuhetest. Minul on ju õigus. Ja siis ta ütles, et kui ta jõuab nagu sinna punkti, et ta saab aru, et tegelikult need jamad, mis toimunud on see, et ta on lihtsalt oma uhkusega läinud ja korraldanud asju. Ja vot see koht, kus ta nüüd tuleb ja seab ennast alamaks ja tunnistab, et ma olen eksinud, ma olen pattu teinud, ma olen liiga tormakas olnud, see on väga raske. Minul on ka see raske. Ma tean, et sul ei ole, see ei ole mingi probleem sinu jaoks, minul on raske tunnistada. Sest uhkus on probleem, millega tuleb tegeleda. Oi, kui raske on vaadata, kuidas kedagi teist austatakse, eks ole. Aga ma kaevasin ja tassisin. Mina kaevasin ja tassisin. Ja nüüd teda ülendatakse. Teda pannakse tähele, aga mina.
mida ma kõike olen teinud koguduses ja mind ei panda tähele. Mis ma siis teen, kas ma solvun, lähen ära, ütlen, et ma ei tee enam. Või ma alandun issand ette. See tähendab seda, et määran endale justkui madalama auaste ja vaatan, kuidas teisi ülendatakse. Oman enda kohta tagasihoidlikku arvamust. Alistumine Jumalale niisiis ei ole passiivne loobumine või saatusele alla andmine ega vabandus laiskusele. See ei tähenda tegelikult senise olukorraga leppimist, vaid see on hoopis enese ohverdamine vajalike muutuste elluviimiseks. Ma ei tea, kas teile on kunagi öeldud, et näed, ta ei saanud oma eluga hakkama, ta hakkas usklikuks, hakkas kirikus käima. Nõrk inimene. Enam, tead, ta ei, mulle seda öeldi, näed, ta ei saanud muu tööga hakkama, ta hakkas pastoriks. Et usk arvatakse tihti olevat nõrgale inimesele kargu eest. Ta võtab nagu kargu alla, et ta muidu ei saa hakkama, et siis usk on nagu kargu eest. Ja võib-olla sa oled avastanud, et olla usklik või olla kristlane, alistuda Jumalale, see nõuab tööd. Tead, see nõuab vaeva ja higi ja see nõuab pisaraid ja see nõuab enese ületust. Alistumist, millest Jakobus kirjutab, see on võitlemine, see on Jumala ligi tulemine. Kui raske on mõnikord võtta aega, et olla palves, sellepärast et pling-pling, telefon teeb seda ja siis keegi helistab just siis, kui sa mõtled, et ma nüüd võtan ja ma nüüd avan piibli ja ma loen piiblit. Ja siis tuleb keegi sind segama. See võib olla väga vaimulik asi. Siis telefon heliseb sul ja siis keegi kurdab sulle, ma räägin omast käest, eks ole. Mõnel hetkel, eks ole, keegi ma just mõtlesin, ma võtan piibli lahti ja siis keegi kurrab, helistab ja ütleb, et kuule, on sul aega, et ma tahan sulle rääkida nüüd oma murest. Mis on minu töö, eks ole, aga see, milleks ma olin just ennast ette valmistanud. See ei tähenda nüüd seda, et appikene ma nüüd ei julge helistada pastorile, et võib-olla ma just olen see kiusaja just nüüd, et nüüd ta just, ma kujutan ette, et nüüd ta võtab just piibli lahti ja siis ma võtan telefoni ja ma kurdan oma muret talle. Et ei, ära võta seda, aga need on võitlused, millega meil tuleb silmitsi seista. Sinul on võib-olla teised asjad, eks ole, sa võtad aega just, et olla palves ja siis mees tuleb ja küsib, söök polegi valmis või? Või siis sa võtad, mõtled, ma nüüd võtan aega palveks ja siis naine tuleb ja ütleb, kuule, ole hea, vii prügiämber välja. Nüüd või? Mul selline püha üritus siin just käimas ja sa tuleb mind segama. Aga need rünnakud võivad tulla hoopis niimoodi täiesti X kohast. Kas on mingid suhteprobleemid, tööprobleemid, midagi, mis võtab rajalt maha. Ja siis sa avastad, et Jumala ligi tulemine nõuab pingutust. See ei ole karp, mille sa võtad alla, vaid see on see, et sa pead iseennast püsti ajama. Iseennast korrale kutsuma ja ütlema, et ei, ma ei hakka vaatama Õnne 13 praegu. Ma võtan nüüd piibli lahti. Ma vaatan kunagi hiljem. Läks väga mööda või? Kui paljud vaatavad Õnne 13? Käsi püsti. Nii, nüüd meil on aus ülestunnistus, meeleparanduse hetk. Ei ole, võib vaadata küll Õnne 13. Ja üks vaatab. Jumal on su kätt näinud ja näeb sinu ausust, näeb sinu südant.
No nii, millega meil veel on probleem? Hea küll, ma saan aru, et Õnne 13 ei ole populaarne, ma tõesti panin mööda, vabandage mind. Aktuaalne kaamera tuleb just, kes vaatab Aktuaalset kaamerat ja mõnikord võidelnud, ma tegelikult ei peaks seda vaatama ja ma peaksin võtma hoopis aega palveks. Te olete õigest kohast, te olete pühade koguduses. Ma nägin väga vähe käsi. Tuleme pärast teie juurde ja parandame meelt. See on väga raske mõnikord, Jumala ligi tulemine. Paljudele on see üle jõu käiv ja ütlevad, et nagu Jeesusele mõned ütlesid, et su sõnad on liiga rängad, see koorem on liiga ränk, kes jõuab, kes jaksab seda taluda. Aga alistumine on enese ohverdamine vajalike muutuste elluviimiseks. Me olime eile meestega Otepää koguduses ja Otepää palveränduri kiriku pastor Tõnu Paju jagas oma võitlustest, mis on seotud meeleparanduse tegude tegemisega. Ta rääkis, kuidas ta kunagi varastas ühe kasti õlut ära Tallinnast ühest kauplusest ja siis ta oli tehtud mees oma kambas ja siis 10 aastat hiljem, kui ta oli juba usklikuks saanud ja kuidas koorem oli ta peal, eks ole, ja ta võitles Jumalaga, et ma pean ju, et Jumal, et ma palun andeks, et sellest piisab. Ja siis see koorem on ta peal ja Jumal ütleb talle, et ei, sa lähed sinna kauplusesse ja sa maksad selle õllekasti välja, mis sa ära varastasid. Ja kuidas ta võitles Jumalaga selle viimase hetkeni seal ukse taga ja kuidas ta siis, et Jumal, kas nüüd aitab, et ma juba tulin poe ukse taha, et nüüd aitab, et piisab, et see meeleparandus on piisav. Ja kuidas see koorem oli ta peal, lõpuks ta läheb sisse ja läheb siis juhataja kabinetti ja siis räägib selle loo ära ja siis juhataja ütleb, et oleks teid rohkem. Neid, kes tulevad ja tunnistavad oma süü üles ja siis selgus, et selle kaupluse juhataja ema käis ka Oleviste kirikus, kus Tõnu Paju käis, eks ole, ja siis nad seal nutsid koos ja ta ütles, et ta tuli sealt kauplusest välja, ta oli saanud tiivad ilma Red Bullita, sai tiivad. See on enese ohverdamine vajalike muutuste elluviimiseks. Tõnu tervitab kogudust, Otepää kogudust tervitab teid südamest. Ma olen kuulnud sellist väljendit ka, et homme ma muudan ennast, homme jätan selle või teise asja tegemise. Homme ma enam ei tee pattu. Täna on veel viimane kord, ma täna veel teen ja siis homme enam ei tee, ausõna. Manjana tuleb homne kätte ja sellest saab jälle homne. Ma alustan dieeti alati ühel ja samal päeval. Homme. Ma tean, et ma pean tarbitava kohvi kogust vähendama. Ja ma teen seda homme. Ja ma avastan, et see on üle jõu käiv ettevõtmine. Ja siis tuleb see harjumus, seal on see kohvimasin ja seal on see nupp. See on nagu harjumus. Mitte ta patt oleks, aga ma tean, et ma peaksin seda tegema. See oleks vajalik, see on hea millegi pärast. See on nagu meie harjumused, mida me teeme, mida me üldse tähele ei panegi, aga teised kõrval panevad tähele. Mul on aeg-ajalt ikka veel see harjumus, kui telefon heliseb, ma ei jää mitte koha peal rääkima, vaid ma hakkan ringi käima või lähen kuskile teise kohta millegi pärast. Miks? Ei tea. Kuidas teie räägite telefonidega? Millised on teie harjumused? Miks te seda teete? Alistumine on enese ohverdamine vajalike muutuste elluviimiseks. Alistumine ei ole argpükside pärusmaa. See nõuab pingutust. Alistumine ütleb jah, issand. Ta ütleb kõigele, mida Jumal ütleb sulle. Ja kui sa ütled ei, issand, siis see on vasturääkimine, see ei ole alistumine enam.
Ma olen esitanud endale selle küsimuse, kuidas ma saan nimetada Jeesust oma isandaks ja kuningaks, kui ma ei ütle talle jah. See on sama hea, kui kuulutada Rootsile sõda, alla anda ja siis kuningas annab sulle korralduse. Me ei ole harjunud, et kuningad annavad meile korraldusi. Me tahaks demokraatiat, oma õigust. Aga kujuta ette, kuningas annab sulle korralduse, sa pead kuuletuma. Ja kui sa ütled ei, siis tulevad karistused. Aga Jumal on meie kuningas. Kui me ütleme talle ei, kas me tunnistame teda kuningana? Pärast väga ebaõnnestunud kalaretke Peetrus näitas üles tõelist alistumist. Kui Jeesus ütles talle, see on Luuka 5. peatükk 5. salm, õpetaja, me oleme terve öö vaeva näinud, aga sinu sõna peale lasen ma võrgud vette uuesti. Me oleme juba seda korra teinud, aga kuna sina ütled niimoodi, siis ma teen seda veel kord. Alistunud inimesed jäävad sõnakuulelikuks ka siis, kui see ei tundu mõistlik olevat. Jeesus, kes on puusepa poeg, õpetab kalameest, kuidas kala püüda. Ei ole just eriti mõistlik, aga sinu sõna peale. Kui me võtame veel piiblist need näited, siis Abraham, ta järgnes Jumalale, teadmata, kuhu teda juhatatakse. Hanna ootas Jumala ajastust, teadmata, millal see saabub. Maarja uskus imesse, teadmata, kuidas see sünnib. Joosep usaldas Jumala eesmärki, teadmata, miks kogu aeg asjad viltu lähevad. Päästearmee looja William Booth on öelnud, et inimese jõu suurus peitub tema alistumise mõõdus. Inimese jõu suurus peitub tema alistumise mõõdus. Oled sa mõelnud, et igaüks, ka sina alistud kellelegi millegile? Kui selleks ei ole Jumal, on selleks teiste arvamus, ootused, kibestumine, himud, enese ego ja igalühel on vabadus valida, kellele või millele ta alistub. Kuid me ei pääse oma valikute tagajärgedest. Möödunud sajandi suur teoloog Stanley Jones on öelnud, et kui sa ei alistu Kristusele, alistud sa kaosele. Me täna meenutame koos kogudusega, kuidas Jeesus alistus oma isale. Ja ta ütles, et sündigu mitte minu tahtmine, vaid sinu tahtmine. Tema palve oli, et isa, lase see karikas minust mööda minna. Kui kuidagi on võimalik, lase mööda minna. Ja ometi sündigu mitte minu tahtmine, vaid sinu tahtmine. Matteuse 26 ja salm 39. Seal on öeldud, kuidas Jeesus läheb jüngritest pisut eemale. Ta langes silmili maha ja palvetas, minu isa, kui see on võimalik. Siis möödub see karikas minust. Ometi ärgu sündigu nõnda, nagu mina tahan, vaid nagu sina tahad. Ja üks palve, mida me ise ka kogu aeg palvetame, ja ka mitte kristlased palvetavad üsna tihti hädaolukorras, kui nad ütlevad, et sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. See on meile mäejutlusest tuttav. Ja Jeesus andis siis eeskuju alistumisest oma ristisurmaga. Talle oli antud ülesanne ja seal ei olnud teist lahendust. Ta pidi alistuma
et täituks Jumala plaan. Alistumine Jumalale ei ole passiivne loobumine. See ei ole saatusele alistumine, see ei ole ka vabandus laiskusele. See ei tähenda senise olukorraga leppimist. See on hoopis enese ohverdamine vajalike muutuste elluviimiseks. Siis alistuge Jumalale, seiske vastu kuradile, siis ta põgeneb teie juurest. Tulge Jumala ligi, siis tema tuleb teie ligi. Puhastage käed, te patused, ja kasige südamed, te kaksipidi mõtlejad. Tundke ära oma viletsus ja leinake ja nutke. Teie naer muutugu nutuks ja teie rõõm tusaks. Alanduge Issanda ette, siis ta ülendab teid. Ja palume koos Jeesuse õpetatud sõnadega. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Issand, hoidku sind, õnnistagu sind, ta palve paisku su peale. Issand, hoidku sind, õnnistagu sind, ta olgu armulik. Issand, kaitsku sind kõige kurja eest, sinu hinge hoidku ta. Teema rahu ja armastus, neid olgu sinuga. Issand, hoidku sind, õnnistagu sind, ta palve paisku su peale. Issand, hoidku sind, õnnistagu sind, sul olgu armulik. Issand, kaitsku sind kõige kurja eest, sinu hinge hoidku ta. Teema rahu ja armastus, neid olgu sinuga. Ja me palume, et meie Issanda Jeesuse Kristuse arm, Jumala meie Isa armastus ja püha vaimu osadus jääks meie kõigiga. Aamen.